nimega digipöörde peegeldus. Meiega on Oliver Loit, Medki innovatsiooniteenistuse juhataja. Meiega on Kristjan Anderson, e-agronoomi tegevjuht ja Liis Sipelgas, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja. Vestlust veab Ragnar Viikoja, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajandusvaldkonna juht. Nii, kõige põnevav teema täna. Digipööre. Ja millega veel EPA stuudiot täna lõpetada, kui mitte digipöördega. Aga aega on meil siis üsna vähe, nii et hakkame kohe ruttu peale. Kõigepealt ma lasen äkki osalejatel, kes minu kõrval siin istuvad, ennast paari sõnaga tutvustada, kes nad on. Et palun, hakkame siit Kristjan sinust minema. Tere minu poolt ka. Mina Kristjan Anderson, tulen sellisest digiettevõttest nagu e-agronoom ja vabal ajal meeldib mulle discgolfi mängida. Aitäh! Tere! Mina olen Liis Sipelgas ja olen Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi teadusarenduse osakonna juhataja. Aitäh! Tere! Mina olen Oliver, Maaelu Teadmuskeskuse innovatsioonitiimist. Aitame siis põllumeestel hulle ideid ja suuri väljakutseid siis lahendada. Ja mina olen Ragnar Viikoja, Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajandusvaldkonna juht. Täna hommikul toimus meil siis digipöörde konverents siin samas majas, mida me siis nüüd siis peegeldame või laiendame, kuidas võtta. Aga lühike kokkuvõte on sellest, et pigem keskendusime täna robootikale põllumajanduses ja ka riigipoolsele nende andmete haldamisele ja kasutamisele. Et oligi esinejateks on kaks minu kõrval istuvat inimest olid ka siis hommikul esinejad, et Liis ja Kristjan. Ja lisaks siis rääkisime PRIA andmetest ja digitaalsest sellest infopangast. Lisaks siis olidki ülejäänud ettekanded keskendusid pigem siis robootikale ja kuidas ma seda vestlust täna siin võiks edasi nüüd hakata arendama, on see, et ma pigem võib-olla küsiks Oliverilt, et kes siis Medkis innovatsiooniteenistust siis juhatab, et mis on olnud sellised, ütleme nii, et kuumad teemad siis, mis põllumeestele on pakkunud huvi, mis siis sellist uuemat tehnoloogiat või digitaliseerimist hõlmaks, et või kas üldse midagi on olnud, kas põllumees tunneb huvi? Põllumees tunneb kindlasti huvi ja millest ma alustan võib-olla sellest samast, et täna tegelikult siin toimuski meil üks üritus, mida põllumehed on küsinud, mille kohta on tahtnud kuulda rohkem, et me tegime ühe AI töötoa. Ehk siis AI on kindlasti üks teema olnud, et kuidas siis seda AI'd enda igapäevatöös ära kasutada, kuidas põllumees võiks oma tootmist sellega parandada. Ja muidugi AI'l on päris suur võimekus, nagu me täna õppisime, aidata turundusel kaasa ja ka automatiseerida mingeid huvitavaid asju, näiteks artiklite kirjutamist või kas või seda, et laed sinna üles 2-3 pilti oma haigetest taimedest ja küsid, et kuule, mis siin viga võib olla ja mis ma võiks teha. Et aga AI on ainult üks asi, huvitav pakub kindlasti ka droonindus. Sellest oleks kindlasti huvitav väike arutelu tekitada, et nii põlluseire droonid, ehk siis mis olukord seal põllul toimub, mis seal on, kuni ka siis praegu on see väga uus teema veel Eestis, aga suured droonid, mis nii pritsivad kui ka laotavad asju. Aga mitte pikaks väga vastust ajada, siis ühe asja ainult ütleks veel, et automatiseerimine ja andmed. Et meil on tohutult andmeid igal pool, nii riigil kui põllumeestel endil, et kuidas neid ära kasutada, et siis selline otsustustugi või mingi süsteem endale tekitada, et seda igapäeva juhtimist nagu veelgi paremini teha. Kristjan, sina kui siis ütleks, et ühe väga eduka Eesti põllumajandusvaldkonna digiettevõtte juht, et kui sa nüüd kuulsid, et mis need teemad võiksid olla, mis meil siin põllumeestele huvi pakuvad, et kas sa näed seal, et mingisuguseid takistusi rakendamisel või just
et jah, et kas pigem on mingid faktorid, mis siis võiksid takistada neid uute tehnoloogiate kasutuselevõttu? Jah, hea point, kust edasi minna, et tehisaru või AI ja droonindus kui selline, seal on omad, ütleme siis, rakendused täitsa olemas ja sellised pioneerid Eestis juba küsivad nende kohta ja noh, avatud mõttelaadiga, nagu need inimesed üldiselt on, proovivad siis leida neid nii-öelda lisandväärtusi, et mida ma saan selle info põhjal, eks ole, nüüd teistmoodi teha või mis probleeme saan lahendada. Kui rääkida võib-olla siis sellest ka, et mida meie kliendid on nagu küsinud, siis nad võib-olla drooni mingisuguste piltide või nende teemade kohta otseselt nii palju ei ole küsinud. Aga mis väga huvitab täna põllumeest, on masinate integratsioonid. Et noh, näiteks meil on täna tehtud teatavate brändidega integratsioonid ära ja põllumehed näevad selles võimalust niimoodi, et kui see masin juba teeb mingit töö põllul ära, las ta siis täidab minu eest põlluraamatut. Jällegi see automeerimine kui selline on väga nii-öelda väga siis levinud soov või nõudlus selle järele, et võimalikult palju ära automeerida, sest me teame, põllumees väga palju arvutis võib-olla istuda ei taha, teinekord pole aegagi. Ja siis sinna juurde võib-olla lisaks veel on täppisväetamine ja mullaproovid, need käivad natuke nagu käsi käes. Et need teemad huvitavad väga, et kui masinad on ka juba nii nutikad, tegelikult kogu informatsioon on võimalik sealt kätte saada ja siis ka kuidas neid kaarte, eks ole, kuidas seda teavet siis sinna meie platvormile nagu tuua ka. Ja teatud määral on täna juba võimalik väetamiskaarte, nii-öelda kui muutuva normiga, eks ole, nii-öelda siis välja külvamine, siis neid kaarte saab süsteemi sisse tõmmata ja sealt vaadata ja nii-öelda siis enda järelduste tegemiseks siis kasutada. Ja kindlasti on seal igasuguseid nipet-näpet asju veel, mida küsitakse, aga ma võtaks võib-olla need nagu põhilised asjad, mis on välja tulnud ja siia teemasse väga hästi sobivad ka. Ja siit jätkan kohe Liisiga, et kas või pigem siis niipidi, et kas riigi vaatest või mis on need siis suurimad takistused võib-olla riigi vaatest, riigi silmis, et mis meie tootjaid võib-olla tagasi hoiavad, olgu see siis automatiseerimine või muud digilahendused, personaliseeritud teenused, nii edasi, et mis siis see riigi vaatest võiks olla või mis lahendusi pakub riik tootjatele või võimalusi pakub riik tootjatele, et siis seda nii-öelda sektoris seda digivaldkonda arendada? Kindlasti, kui just Kristjan lõpetas siin rääkides, et teenuste arendamisest ettevõtjale, siis lisaks ettevõtja poolt siis nii-öelda kogutud andmetele ju teenuses on oluline osa ka riigi andmetele, et meie riik ju seab erinevaid piiranguvööndeid, näiteks veekaitsel ja ka need on oluline osa teenusest, et riigi andmestik peab olema avalikult kättesaadav ettevõtjale ja see tagab tegelikult väga olulise siukse nurgakivi automatiseerimise protsessis. Ja täna ju riik on ka üritanud kõiki oma infosüsteeme arendada sellisel viisil, et kõik andmed, mis on avaandmed loomulikult, neid ta ka üritab avalikustada läbi siis API-de, ruumiandmete API-de või mis iganes moel loodud API-de. Ja iga kord, kui riik meil täna ka uusi andmeid loob, me peame mõtlema selle peale, et me suudaksime neid ka jagada, sest see annab võimaluse luua nii-öelda personaliseeritud teenuseid siis juba ettevõtja jaoks. Mida veel riigi vaatest, et riik ise, nagu me hommikusel seminaril rääkisime, üritab ka, et tekiks sellist digilõhe, et ei saa olla riik ainult andmejagaja, et ütleme, andmed on andmed tuleb ka viia inimesele tema jaoks soovitud viisil. Ja riik üritab ka luua selliseid personaalteenuseid nii-öelda PRIA juurde, mis on võib-olla natuke lihtsamad kui ütleme eraettevõtjate poolt pakutavad ja nad peavadki olema lihtsamad, nad peavad olema baasteenused, sest ega see on suhteliselt kallis teenus, kui sa lood mingi personaalse teenuse, mis koondab just selle isiku jaoks andmed sellisel viisil, nagu ta vajab.
et siis PRIA juures on ka riik täna ju loomas selliseid elementaarseid teenuseid, mis aitavad teda siis ütleme digitaliseerimise poole liikuda. Et ma võib-olla ütleks nii palju praegu. Jah, nüüd nende personaliseeritud teenuste juurde läksime, et siis võib-olla see lihtsamalt lahti seletatud ongi mingisugune teenus, kus on siis mingid tootja poolt kogutud andmed või tootja teie poolt kogutud andmed ja see on siis tehtud nii-öelda tootjale kättesaadavaks, et ta saab siis neid enda ettevõttes kasutada kas siis mingi tehnoloogia või rakenduse läbi. Et võib-olla Oliver ka sulle, et kuidas sa näed, et kas praegusel hetkel turul on piisavalt erineva nii-öelda võimekusega selliseid personaliseeritud lahendusi või rakendusi või tehnoloogiat, et mis siis nagu tootja vajadusi võiks rahuldada või näed sa, et võiks nii-öelda turul olla veel ruumi mingisuguse veelgi täielikuma sellise lahenduse jaoks. Et see võib-olla on ka selline küsimus siin ka Kristjanile endale, et kuna neil endal on, e-agronoomil on selline suhteliselt hea lahendus juba välja töötatud, et siis võib-olla teie kahevahelist sellist debatti, et ühe poolt, et kas siis turul võiks olla veel ja et kas on juba piisavalt? Ma kujutan ette, et meil nagu erilist debatti selle mõttes ei tekigi, et ma arvan, et seda ruumi on, et neid lahendusi võiks veel sinna tekkida. Et jah, meil on juba olemas väga häid lahendusi, mida saab kasutada, aga kui sa ütled juba sõna personaliseeritud lähenemine, siis see on ju väga individuaalne, et oleneb, mis olukord on, millega tegeletakse, mis andmeid sellel põllumehel endal tekib. Et ma arvan, et selles mõttes ruumi on, nõudlust on, et täna ka AI üritusel tuli koolitajale selline küsimus, et kuule, mul on tohutult andmeid, tuleb loomade kohta. Kas ma saaks luua endale turvalisse keskkonda, kuhu ma oma andmed sisestan, mingisuguse AI, kellega ma saan vahepeal suhelda, küsida küsimusi, küsida nõu, soovitusi, et mida teha. Et lühike vastus on, et ma arvan, et seda ruumi on, et oleneb siis nagu mis lähenemisega, mis vajadustele ja nii edasi. Ja ma võib-olla siia lisaks seda personaliseeritust, et kui me alustasime e-agronoomis nõustamisteenuse nii-öelda loomisega ka aasta 2019 lõpus, siis selle üks nii-öelda missiooni verstapost oli ka see, et lähenedagi põllumeestele terviklikult ja läheneda nagu personaalselt. Ja sealt tegelikult tuligi paar väga huvitavat nagu mõtet tuli ka välja, et oli see nii-öelda, kuidas see eesti keeles oli, AI crop, ühesõnaga automaatne külvikorra planeerija näiteks, et sa paned sinna lähteinformatsiooni sisse. Lähteinformatsioon on siis igal ühel, eks ole, mis iganes tal on see. Ja siis see nii-öelda algoritm pidi arvesse võtma esiteks PRIA reegleid, head põllumajandus, agronoomilist tava, samamoodi ka majandusliku külge ja siis neid ajaloolisi nii-öelda andmeid ja siis selle abil välja genereerima automaatse siis järgmise 5 aasta külvikorra. Ja me katsetasime seda ja tegelikult see lõpuks nagu ütleme, jäi nagu prototüübi tasemele, sest et sinna läheb meeletut ressurssi ja meeletut nagu lähteandmeid, et seda üldse usaldusväärselt nagu tööle saada. Et ma usun, et võib-olla mida aeg edasi, mida rohkem on võib-olla ressurssi ja rohkem on nagu andmeid, siis tegelikult selliste prototüüpide nagu lõpuni arendamine ja kasutusele võtt tundub täiesti nagu loogiline jätk, et me ei peagi võib-olla, eks ole, lihtsalt veetma aega nii palju, et vaatama, mis kuhugi sobitub, kui meil on, eks ole, mingid kriteeriumid paigas, las siis algoritm nagu põrgatab ja mängib nüüd läbi, sest nende nii-öelda see nagu võimekus töödelda andmeid on palju võimsam. Ja muidugi lisaks tuli, eks ole, oligi see nii-öelda näiteks väärtusplaanide ülevaade või siis selline põlluseire kui selline, mida meil varem ei olnud, aga me nägime, et igal põllumehel nagu oleks seda vaja olnud või nad soovisid selle järele, et siis tegelikult selle läbi nõustamisteenuse nii-öelda arendusega meil tekkis väga palju ideid juurde, mida meie kui siis ütleme teenuse pakkujad, mida meie nõustajad saaksid tegelikult
kasutada süsteemis olevalt juba, et pakkuda siis ka kliendile sihukest terviklikku nõu, mis ei keskendu siis ainult mingisuguse üksikule probleemile, vaid vaatabki tervet ettevõtet siis tervikuna. Ja aitäh. Noh, riigi vaatest on tegelikult sama teema ju arendamisel. Ehk sa räägid, Liis, mõne sõna sellest samast ka väetuse nii-öelda nõustamise poole pealt. Et nagu ka täna konverentsil, et sa natukene seda puudutasid, et äkki sellest nüüd on juba on midagi teada, ka kuupäevad veel vist ei ole, millal see avalikuks läheb? Kuupäevad ei ole teada, nagu riigiteenusega ikka. Et siis, kui on piisavalt turvaline, siis läheb laivi. Aga seda on arendatud mõnda aega. See oli mõnda aega tagasi vastu võetud otsus, et me teeme nii-öelda ka sellise personaliseeritud lähenemise PRIA juurde ja PRIA soovib neid arendada. Et see on nüüd esialgu selline lihtsustatud lähenemine, mis arvestab siis ainult tootja enda mullaproove, eelnevalt Maaülikoolis ja Medkis välja töötatud väetamissoovitusi ja saame hinnangu põllupõhiselt, kus on siis ka põllupiirid ja ka erinevad siis nii-öelda, seal on ka mullastikukaardi andmeid osaliselt taga. Et seda teenust on arendatud nüüd mõnda aega ja see on siis teenus, mis hakkab tööle PRIA juures. Teda saab välja küsida läbi e-põlluraamatu. Aga lisaks siis selle teenuse arendamise käigus oli meil nagu mõte, tegelikult riigina me peame arendama kõiki asju avalikult. See on tegelikult, me teeme seda riigi raha eest ja kõik need tükid, mis seal arendatakse, peaks olema avalikult kättesaadavad. Ja nii-öelda need koodiosad, mis puudutavad näiteks väärtussoovituse algoritmi, me paneme kindlasti üles ka avaliku GitHubi. Minu arust, ma ei ole päris kindel, kas nad said sinna tänaseks üles, aga see on igal juhul tegemisel. Ja neid saab kasutada näiteks kas või siis Kristjan oma, kui ta soovib võtta sealt, proovida, kas toimib, on ju. Sisendandmed pead loomulikult jälle ise leidma, on ju. Et täna me sisendandmetega siiski ei suutnud sellist lahendust mõelda, et ma oleks suutnud neid sisendandmeid, mis vajab näiteks algoritm, pakkuda avalikult. Et seal olid mitmed ikkagi andmekaitsega seotud küsimused mullaproovide osas just. Et nii ta kahjuks oli. Aga ka sellega tuleb, ma arvan, tegeleda, et nagu ma ütlesin, kõige olulisem on ikkagi riigina, et kõik, mis me oleme kinni maksnud, me peaksime ka avalikult välja pakkuma. Ja see tagab seda automatiseerimist ja digitaliseerimist. Ja veel, mis ma mõtlesin, oli see osa, et mis puutub, vaata, et kas me peame edasi või kas meil on veel ruumi veel areneda. Andmete hulk nagu kasvab meil igapäevaselt erinevatel tasanditel ju tuleb juurde andmeid, aga luuakse ka uusi nii-öelda produkte, ka näiteks keskkonna või ilmavaates, et ilmamudelid arendatakse kogu aeg edasi ja aina detailsemaks ja täpsemaks ja me peame tegelikult kogu aeg sellega kaasas käima, et see on paratamatu, see on protsess, millega me peame lihtsalt arvestama ja olema iga päev tegelema. Jah, et eks neid digilahendusi on juba päris palju, tuleb juurde, aga see võib-olla, ma nüüd jälle võib-olla ärgitan teid kõiki kolme natukene omavahel siin natukene arutlema, et mille põhjal või mille põhjal siis peaks nende tootja selle otsuse endale tegema, et mida ja kuidas ja mil määral kasutama. Et siin ka meie eelkõnelejad ju rääkisid sellest nii-öelda põllumulla või ilmajaamast, mis siis samuti kogub andmeid ja annab mingeid soovitusi, et mille põhjal või kust tootja peaks seda, millist infot siis ta usaldama lõpuks peaks, kas siis seda riigi poolset, mis siis on nii-öelda tehtud koostöös siis teadusasutustega, mingid soovitused kokku pandud, eraettevõte, kes siis toob meile sisse nii-öelda välismaa nõustajaid, pakub seda teavet, satelliidiseiret ja nii edasi, või hoopis mingi muu, eks ju, et mille seast tootja selle valiku peaks tegema või kas ta üldse peaks. Et igal tootjal ei ole mõtet enda jaoks personaalselt just mingit asja välja töötada, et jah, sihuke pikk ja loisev. Ja ma arvan, et see on väga hea, et sa selle tõstsid, sest et see, ma enne hakkasin korraks jälle mõtlema, et see personaalsus ka, et väga raske on ka eratarkvaral ülipersonaalseid lahendusi pakkuda, sellepärast, et igal ühel on mingisugune nägemus. Ja siinkohal ma võib-olla tookski lihtsalt selle välja, et ma isiklikult oma igapäevaelus, ma ei kuula ainult ühte arsti arvamust.
ma kuulan mitmete arsti arvamust ja ma arvan, tarkvaraga on täpselt sama asi, et tootja peab enda käest kõigepealt küsima seda, et mis probleemi ta üritab lahendada või missugusele, eks ole, nii-öelda ütleme, missugusele küsimusele ta vastust otsib ja seetõttu noh, ma arvan, tulebki hoida nagu meel avatud ja peab olema nagu valmis katsetamiseks ja lihtsalt katsetamise puhul ka võib-olla valmis vigu tegema, et sellest saab nagu õppida ja tegelikult mida rohkem nagu katsetad, proovid ja neid elulisi või siis praktilisi olukordi läbi mängid, siis ma usun, et nende valikute seast tootja leiabki endale selle kõige sobivama lahenduse, mis aitab tal, ütleme, probleeme siis lahendada, küsimustele vastata ja lõpuks nagu viib teda siis, ütleme, eesmärgile lähemale, mis iganes see ka ei oleks. Ma arvaks kinni sellest ja on 100% nõus. Ma arvan, et tootjad võiksid hoida sellist testimise, katsetamise mentaliteeti, tuua seda rohkem sisse. Sest ega sa lõpuks ju kunagi ei tea, kui sa enda peal ära proovid. Ja noh, saab muidugi, see ju maksab midagi, on ju, aga saab uurida ja leida erinevaid rahastusi ka, et mingid teste läbi viia. Meil on siin arendusosak on tekkinud 20 000, mille eest saab erinevaid asju testida. Et ja päeva lõpuks ma arvan, et tootja peab ikkagi selle pealt otsustama, et okei, kas see asi toob mulle kuidagi rohkem raha sisse või ma saan kuidagi kulusid vähendada. Et noh, päeva lõpuks on põllumajandustootjad on ikkagi ettevõtja ja noh, see ikkagi päeva lõpuks loeb. Ja muidugi. Olen samuti nii. Võib-olla ühe kiire asja lisaks, et jah, et kui ise ei ole valmis katsetama, siis rääkida inimestega, kes katsetavad. Et küsida targemate inimeste käest, et siis see on jällegi nagu teave, mis on kättesaadaval, ehk siis suhtlemine ja nii-öelda väljaulatumine. Ma just tahtsin sellest nagu hakata kinni, aga sa nagu vastasid sellele juba ära ja ma just tahtsin nagu riigi poole pöörduda selles osas, et kui nüüd ongi tootjad hakkavadki katsetama, iga aasta katsetavad uut mingisugust tehnoloogiat või noh, võtame näiteks ettevõtte mingi haldustarkvara või põlluhaldustarkvara, et need katsetangi iga aasta erinevaid, mul on need andmed nüüd lõpuks igal pool erinevates kohtades laiali, et jõuame otsapidi sinna nii-öelda järelevalve juurde, et kuidas need andmed siis ka hakkaksid nii-öelda riigi vaatest jõudma õigetesse kohtadesse või kui need lõpuks siis peab hakkama igalt poolt taga otsima ja lisaks siis tegelikult ma tahaks jõuda sinnamaani, et erinevad asutused meil teevad erinevat järelevalvet ka siis mingisuguste andmete põhjal. Ja mul on lihtsalt küsimus selles, et mil määral või mis neid takistab nende asutuste omavahelist nii-öelda andmete vahetamist. Et kui meil sisuliselt käib üks nii-öelda ametnik käib, kontrollib näiteks loomi ja teine tuleb, kontrollib samamoodi loomi, et siis nad ju võiksid omavahel nii-öelda andmed liikuda, teeks oluliselt vähemaks, nii-öelda võtaks seda bürokraatilist survet vähemaks. Et jah, see küsimus, et mismoodi, et kas seal on mingid takistused, mis seda andmete voolu nii-öelda mõjutab või jah. No, ma arvan, et andmete vool tehniliselt mõjutamisel ei ole takistusi. Meil on riigi standardid tegelikult, kuidas riik võib andmeid vahetada. Siin on pigem seadusandlikud nüansid ja järelevalve paika pandud protsessid, mis on need takistuseks, et andmevahetuses riigis meil tegelikult toimib XD ja ta toimibki. Me saamegi vahetada, aga mis su esimese küsimuse poolt, et ettevõtja ja riigi vaheline andmevahetus, see on alati kahepoolne. Et riik peab avab oma andmebaasi ja ettevõtja peab teiselt poolt, et see on lükkamise, tõmbamise ütleme protsess. Et see on alati kahepoolne. Ja jällegi, et riik on ju täna ka teinud algatusi selleks, et see andmevahetus toimiks või proovitud toimima panna, aga noh, siin on väga palju standardiseerimise küsimusi ilmselt Kristjan oskab ka rohkem vastata just selle põllumajanduse valdkonna vaates, aga kui mina ka oma ettekandes ka püüdsin nagu mõelda ja siis vaadata, kui ma mõtlesin nagu Euroopa tasandi andmetele, et kui ühtlustatud need on, millega mina olen varem kokku puutunud, kui standardiseeritud on andmestikud, kui standardiseeritud on nende väljaküsimised ja need ütleme kasutusviisid ja kuidas meil Eestis on, siis meil on ikkagi meil on ikka hulka tööd veel teha, et me liiguks sinna poole. Sama siis tõenäoliselt hakkab hõlmama ka neid erinevaid teenusepakkujaid, et kes mõõdab mingit parameetrit, mingisuguse ühikut on lihtne muuta, aga võib-olla mingi teise nurga alt hoopis. Andmeformaat ja ühikut, seda kõike, mis selle juurde käib. Ja ma võib-olla lisakski, et
Lõpuks on see natuke taandub sellise olukorra juurde, et näiteks kui sul on Euroopa pistik ja sul on Ameerika pistik, eks ole. Et selles mõttes on ka andmearenduses sama, et see arhitektuur, mis on selle nii-öelda koodikogumi taga, eks ole, kõik andmeväljad ja need, et kui need on tegelikult ikkagi võrdlemisi erineva võib-olla loogikaga nagu üles seadistatud, siis see ühtlustamine lihtsalt võtab aega. Et näiteks kui, eks ole, Vital Fields, puhakugu ta rahus, pani oma nii-öelda uksed kinni, et see üleminek ei olnud näiteks Vital Fieldsist e-agronoomi peale niimoodi, et näed Vital Fieldsi nii-öelda kastekann, eks ole, kanname siia nagu pott ümber. See oli lihtsalt Vital Fieldsist Exceli välja laskmine ja meie inimesed, eks ole, tegid manuaalset andmesisestut, sellepärast et see ei olnud nagu sarnane nii-öelda, et see oli täiesti nagu teine. Nii et kindlasti üks on see jah, just see standardiseeritud, eks ole, ülesehitus ja andmestik ja dokumentatsioon ja kõik selle juures, mis kindlasti vajab nagu tähelepanu, et see oleks kiirem ja tõhusam. Vaja hakata ühtset raamistikku looma. Ja ma arvan, et see ongi lõpuks siin see väljakutse on ju, et ühest küljest tohutult poolt personaliseerimist on vaja ja selle jaoks on ruumi ka, aga siis tekibki see sama väljakutse, et okei, me nüüd tahaks need kõik andmed saada ühte kohta kokku, aga arhitektuurid on erinevad, andmeväljad on erinevad, siis kuidas me seda teeme, on ju. Et mul on see ilmajaam, mul on see mullajaam, siis mul traktor kogub neid andmeid, siis mul droon teeb põlluseire. Mis ma nüüd teen? Ja siis lõpuks ongi, sul on üks tootja, 2 töötajat ja peab kõigega hakkama saama, et sorry. Ja siis lõppu veel andmete turvalisus, millest me tegelikult täna ei ole üldse rääkinud, aga võib-olla ei hakka ka enam siin lõpus sinna minema. Jah, võib-olla lihtsalt kirjeldan seda näidet, et võtad näiteks ühe traktoritootja, integreerimine väga lihtne, dokumentatsioon, kõik, eks ole, loogika on väga moderniseeritud, järgib nii-öelda sellist rahvusvahelist või ühtset sellist nagu joont. Ja siis võtad näiteks järgmise, totaalselt erinev. Ja siis oled ka võib-olla siis ettevõttena selles, et kui palju ma pean nüüd ressurssi sinna sisse panema, et see tuua ja kui palju siis lõpuks inimesed seda, eks ole, kasutavad. Et see nagu ROI on ka seal väga oluline. Ja mis puudutab andmekaitset, siis ma arvan, oluline on ta igatepidi ja sellest nagu ei saa nagu mööda vaadata ja ma usun, et iga ütleme siis ettevõtte, olgu siis eraettevõtte, avalike teenusepakkuja või ettevõtte, kui nii võib kutsuda, siis andmekaitsega tegelevad niikuinii kõik ja peavadki tegelema. Ja siia lõppu võib-olla veel esitan teile kõigile 3 sihukese pigem filosoofilise küsimuse, et mis siis lõpuks see digipöör on, kas see käib, kas see tuleb, kas see on juba möödunud, et siin on ju ajaloos on olnud selliseid suuri hüppeid juba mitmeid, mida me oleks võinud lugeda digipöördeks, aga me endiselt räägime digipöördest kui digipöördest, et selline lihtsalt lõpumõtted võib-olla. Ragnar, ma arvan, et see digipööre ongi siuke elukestev protsess, et 2 aastat tagasi me ei oleks osanudki näha, mis võimekus meil on, ma ei tea, näiteks AI-l. Et ma arvan jah, et see ongi elukestev protsess. Vist ka ettekande lõpus ütlesin, et kohati ta on ju sinilind, on ju, et ega seda ei saa sõnastada. Aga ma olen nõus tegelikult Oliveriga, et eks ta on lihtsalt protsess ja me ei jõua selleni kunagi. Et eks me liigume nii nagu oskame. Aga ma võib-olla ütlen selle lõppu veel ühe selle kommentaari, et ma just kui ma mõtlesin, kuulasin neid andmete mitteühildavust, siis 20 aastat tagasi, kui mina hakkasin Kaugseliga tegelema, ükski andmeformaat ei olnud sama. Tänaseks need on kõik ühildatud. Et see oli 20 aastat see aeg umbes. Nii et asi seegi. Nii et arvestame järgmise 20 aastaga, kui sa saad masinate andmed ühtsesse formaati. Ja, ma ilmselt lõpetan selle sama mõttega, nagu ma lõpetasin oma ettekandega, et ma ei tea, mida mina võib-olla 30 aasta pärast või 40 aasta pärast, kui hästi läheb, eks ole, küsin oma näiteks lastelt, millega mul oleks abi vaja. Et ma arvan, see on nagu raamatu lugemine, et sa pöörad ühe lehekülje, kuni sa pöörad järgmise. Ja see, mis meil võib-olla täna on, ma arvan, et see pööre on nagu toimunud, lihtsalt me nüüd oleme selle pöörde teinud ja me järjest nagu lähme siis
kas nagu laiali, aga samas ma arvan, et me jõuame kuskil kokku, et lõpuks noh, see on meie kõigi soov. Noh, kas kõigi, aga ma usun, et jah, see on elukestev. Jah, me täna räägime siin digipöördest, aga võib-olla 20 aasta pärast meie lapsed vaatavad seda konverentsi ja mõtlevad, mis digipöördest räägib. Praegu toimub ju, et igivanad tehnoloogiad arutavad seal mingid droonid ja mingid tehisintellektid. Eks ju, et võib-olla see ongi või igapäeva nii-öelda reaalsus tulevikus. Aga hakkamegi otsuseid kokku tõmbama ja mina igal juhul tänan, vähemalt mul oli väga huvitav. Et loodan, et ka kuulajatel oli huvitav kuulata neid mõtteid ja mõttevahetusi. Et mina teid kõiki tänan ja kohtumisteni juba homme EPA stuudios.